No nii, meil on kahe mehe ettekanne ja praegu pannakse Juhanile ka kohe sarved pähe, siis ta saab ka mõne sõna öelda, kes ja mis ja aga lugu ise sai alguse sellest, et hiinlased toodavad igasugu odavat kräppi. Igasugused asjad on läinud protsessorite sisse ja alates mingitest transitestritest ja ma ei tea, tegelikult kogu palga saab, eks ole, eBay's või Alis või Tinderis või kus see raisata. Ja siis kõik ostavad endale igasugu keerulisi riistu ja muu hulgas ostavad nemad siis neid VNA-sid endale. Ja ma saan aru, et kõigil päris raadiotehnilist haridust ei ole ja siis tekib see küsimus, et mis selle VNA-ga ikkagi peale hakata. Okei, aga nüüd ma saan ennast tutvustada. Mina olen Ella U, seekord olen ma 8. Ma ei tea, kuidas ma sinna sattusin, aga nüüd ma olen ees 8 Ella U. Ja kes sina oled? Ees 5QX. Sattus 2. Ja nüüd ma olen 2 ka, nii et ma olen mõlemad. Just. Ja meil on niisugune kahe mehe ettekanne, selles mõttes, et mina olen see kuldsuu, kes siin pladistab igasugust teooriat teile ja Juhan teab, kuidas asi tegelikult käib ja siis tal on seal neid mingisuguseid mikro, nano ja piko ja ma ei tea, milliseid VNA-sid kastis ja mõne peal siis midagi näitame. Et meil on selline eksprompt ettekanne, mina räägin omad jutud siit slaidide pealt ära ja siis seal, mis juhtub, see juhtub, et ega me ise ka ei tea, et kui me hätta jääme, siis ei saa palju kino ja kui me hätta ei jää, kõik läheb nagu õlitatult, siis me peame saalist lisa küsima, et kellel on mida mõõta või vaatame, kuidas kujuneb. Aga lähme edasi, et kindlasti meil ei ole matemaatikatund, ma hästi natuke midagi näitan, aga ma olen algebras hästi niru, mulle meeldib pildid palju paremini ja siis ma üritan kõike seletada pildi keeles. Et tõesti, kellel on raadiotehniline haridus all, andke mulle andeks need ümmargused nurgad, eks ole, mida ma niimoodi jalaga taonan, et kohati ma ise ka tean, et ma lõpuni aru ei saa, aga kuigi ma olen seda raadiotehnikat polütehnikumis ikka mõned aastad õppinud. Siis teine asi, nagu minu paljud loengud, mina räägin, ma käin ümber auguga, on see aiaauk või on see siis puder, mille ümber kass käib. Me lõpuks jõuame kohale, aga ma räägin igasuguseid naljakaid asju, enne kui me sinna kohale jõuame. Ja nagu öeldud, pärast me käe valgeks ka. No vot, ja nüüd võiks alustada sellest nimest. Vaadake, inglise keel on üks igavesti paha keel, teda ei saa otse tõlkida. Mis asi on VNA? Vector Network Analyzer. Mis see vektor siin on? Mis see network on? Tuleb välja, et inglise keeles on 2 sõna, üks on net ja teine network. Ja need on täiesti erinevad asjad. Net on see, millega sa kala püüad ja network on, ütleme see sama pusa, sa tinutasid millegi kokku, eks ole, ja siis siuke, eesti keele erista neid. Ja võt seepärast ma ütlen, et see asi on pusa analüüsimiseks vektoranalüsaator või pusa vektorite analüsaator, kuda ma nüüd ütlen. Äkki nii on selgem. Muidu VNA, mis see siis on? Võrgus see puutub siis vooluvõrk. Oli meil ikka kogu aeg olemas ja sealt madalate sageduste pealt, võrgusageduse pealt on tulnud jälle raadiosagedus. See sama sidemed on siin. Ja kohe me jõuame sinna madalate sagedusteni ka, aga et kõige algusest peale ausalt rääkida, ostsin Hiinast aparaadi. Algus vedel aasta aega kapis, rõõm, et ostsin, kulutasin raha ja siis mõtlesin, ehitaks ka midagi, võtsin kapist välja ja siis tuli endale natuke selgeks teha. Ja mis aparaat ta nüüd ikka on, eks ole, kui ta panna nüüd kõrvuti ikka tegelike ilusate aparaatidega, mis maksavad, ma ei tea, mitmekümneid tuhandeid, siis jah. Et nii ta on. Nüüd ma pean natuke nalja ka tegema. Vaadake, selle VNA-andusega kuidagi ei pääse kompleksarvudest, aga ma üritan nendega kergelt pääseda. Et on niisugune arv I, mis on siis ruutjuur -1, tuleb kooli kursusest meelde ja siis on nagu küsimus selles, et kui see ruutu võtta, siis see nagu kaob ära, et siis on niisugune inimeste lollitamise sigadus, et mis asi on -1, see on I korda I, on ju niimoodi, jah? Lähme nüüd edasi, kui I korda I, väga hea, siis see on ruutjuur -1 korda ruutjuur -1, ikka olete nõus veel, jah? No nüüd teeme siukse tehte, et vaadake, kui paneme selle ilusasti sulgudesse ja
ja toome selle ruutjuure ette, eks ole, puhas matt ju, eks ole, algebra. Ja nüüd need miinusmärgid korrutamisel koonduvad ära ja saame siia ruutjuuri +1, mille kaudu saab tõestada, et siit on üks miinus mul puudu. -1 on, ruutjuuri 1, okei. Ja nüüd tuleb välja, et -1 ja +1 on üks ja seesama asi. See on sohk. See näib nii, eks ole. Ja siia juurde paluks kuulata John Lennoni laulu Imagine, kujuta endale ette, et nii on. See on üks vastik marksistlik laul, eks ole, see räägib sellest, kuidas kõik on ühine, aga viis on tore, mulle meeldib. Ja tegelikult on muidugi lugu niimoodi, et kui sa kompleksarvudega jukerdad, siis sihukest trikki küll teha ei tohi, ja ei tohi seda miinusmärki sinna ette tuua. Aga rääkides nendest kompleksarvudest, imaginaarsusest ja näivusest ja kõigest muust, siis seda olete ikka koolis näinud, eks ole, see on juba natuke tuttav, näed, selle telje peal on reaalarvud, püsttelje peal on imaginaararvud ja siis see siinus käib seal, nagu mingi venda ja vändaga ringi, et on tuttav joonis, jah. Ja seda kompleksarvu siis esitatakse kujul A + B korda I ja see I on siis italiksis kaldkirjas, mis siis näitab, et see on see imaginaarühik. No aga lähme edasi. Nüüd me jõudsime selle vahelduva voolu juurde. Et tegelikult see asi ei ole mitte kõrgsageduste peal ainult niimoodi, aga 50 Hz peal on ka niimoodi. Siin on mingisugused joonised, mingisugused sõnad, aga värk on selles, et kui sa paned sinna 380 voldi külge liiga palju mootorisi, siis tekib seal mingisugune reaktiivvõimsus, mis iganes see on. Ja kui sa paned sinna liiga palju arvuti toiteblokke, siis tekib jälle reaktiivvõimsus ainult teise märgiga. Ja olenevalt siis kumb peale jääb, kas induktiivpoolid või kondekad, eks ole, see siis rebib selle voolu ja pinge vahelise graafiku lahku, nii et üks tuleb enne, teine tuleb pärast ja siis see reaktiiv hakkab seal süsteemis ringlema, et see on niisugune hästi labane esimese klassi tasemel selgitus. Siin üks teine pilt, võib-olla kuskilt helisagedusvõimenditest, ma ei tea, kusagilt mäletate, digielektroonikast on mingid integraatorid, mina nimetaks seda molutajaks, eks ole, selles mõttes, et tal läheb natuke aega, enne kui ta aru saab, mis toimub. Või diferentsiaator, seda ma ütleks, et see on eristaja, selle nii kui midagi muudad, nii ta kohe tõstab jalga, eks ole, niisugused vastupidised tegevused. Ja küsimus nüüd saalile, kui sa niisuguse lüli vahele paned, mis siis faasiga juhtub? Ta on vahelduv vool, mille sisse laseb, mis selle faasiga juhtub? Sama, mis siin, eks ole, et nihkub ühele poole või teisele poole, vahet ei ole, aga tuksi läheb. Nüüd, arvutitoiteblokkides on üks niisugune jubin mõnikord, olete näinud need kallid brandname'iga arvutid, nendes on mingi jube rasked rossed sees, jah. Ja kes on kuskil tehases käinud, kus palju mootorisi on, eks ole, kas siis on, see on väike kapp, seal on ainult 2 pisikest kondekat. Ja siis pensionäridele, kes enam millestki aru ei saa, müüakse need mingeid seadmeid, pistad vooluvõrku ja hoiad elektrit kokku, 0,01 kopikat kuus, olete näinud neid? Minu kadunud ema ka suutis ühe ära osta, maksis 42 € temast, et hoiatage oma vanemapoolseid sugulasi, et idee on õige, aga kodus ei ole see reaktiiv nii mööda, et peaks teda kompenseerima hakkama. No vot. Ja nüüd ma toon sisse täiesti uue teema, mis justkui ei puutu asjasse, aga kohe te näete, kuidas ta puutub. Et käsi püsti, kes STR-idega mürgeldavad. No nii vähe või? Ma ikka mõtlesin, rohkem on. No vot. Mõned ei julgenud kohe, üksteist siis 2 kätt ka. Vaata, vahe on mürgeldamise ja mängimise vahel. No vot, ja või torkimise vahel. Arusaamine on veel see eraldi asi. Aga mis siin ikka on, eks ole? Siin tavaline siinus, eks ole, käib ringi, vedeleb eetris, eks ole, mingi sageduse peal siinus. Aga kui sa seda siinust nüüd jõllitad, siis sul on 2 muret. Ja muide, need pildid on pärit siis see PO0 SAT-i kodulehelt. 2 muret on, esimene on see, et sagedus on puudu. Vahid küll, kraadid on ilusad, eks ole, siinus või on see hoopis koosinus? Kumb ta nüüd on? Kumb algab ühest? See on koos. Mulle kohe tundus, et midagi on mäda.
ja teine häda on see, et võimsus on puudu. See amplituud võib sul laes käia, eks ole, aga võib-olla tal ripub see sama eelmise pildi pealt pärit kondensaatori karp küljes, eks ole. No, saate aru, võimsus on kusagil mujal. Mäletate, need on nihkes, sellepärast, et mingi reaktiiv märatseb süsteemis. Ja siis targad onud mõtlesid välja, et kuulge, vaatame asja peale 2 silmaga. Ja vaatame asja peale 2 silmaga niimoodi, et see on siis pealtvaade, jah? Aga kust siit algab? Mis see on? Koosinus ja siinus? Siinus. Aga mis see on? See on endiselt koosinus, see on külje pealt, eks ole. Aga mis see on? See on otsast vaade, eks ole. Kujutajad ette niisugust kuubikut. Ja see on nüüd, issand, kuidas mu joonestusõpet selle kohta ütleb, isomeetriline vaade, jah? 3D, jah? Et see on kõik üks ja sama asi. Ma ei julenud, ma ei teadnud, mis süsteem siin on, kuidas net töötab, ma ei julenud liikuvaid pilte tuua, aga YouTube on need täis vahtigi, see on jube tore, kuidas need viu käivad seal ringi. No nii, onud ja tädid, kes teab, mis asi on negatiivne sagedus? Vaadake, siin on need 2 siinust, mis uhavad ringi. Nad on nimelt natuke lükatud nihkesse, et sinine punane näha ka oleks. Vaata, graafik käib jumal ühtemoodi. Ainult, et üks käib ühtepidi ja teine käib teistpidi. Ja kui sa nüüd vahid seda jubedust mitte pealt ega eest, vaid vahid külje pealt, siis sa saad aru, et tegemist on negatiivse sagedusega. Üks sagedus on miinusmärgiga, tundub väga jube või? Aga selleks, et sellist asja näidata, on vaja kompleksarvu, eks ole? Kompleksarv ei tähenda alati, et on 2 telge. Ja 2 telge ei tähenda, et ilmtingimata on tegemist kompleksarvuga. Aga vahel nii on ja siis tulevad sellised huvitavad võimalused, mida tavaliselt ei olnud. Nüüd läheb asi veel hullemaks. Kes ütleb nüüd, mis modulatsioon see on? AM, jah. Ma SSP-d ei leidnud ühtegi pilti, ise ei osanud ka joonistada. See on AM, see on niimoodi käib, eks ole, tuiab seal. Aga mis modulatsioon see on? See on nüüd puhas FM, eks ole, see ei ole mingi faasikas, see on ikka ehtne FM. Aga mis see on? Ei tea, aga vahepeal on sagedus negatiivseks keeratud. Ehk siis vaadake, saab trikke teha, mis ainult otsast paistavad, eks ole, ja siis need näevad pildi peal nii toredad välja. Aga toredaid pilte on veel, kes teab igasugu koledaid modulatsioonisüsteeme nagu mingi 6M256 ja või midagi veel hullemat. Seal lepitakse otsast vaates kokku mingid punktid ja siis see jõledus käib ühe tiiru peal siit punktist läbi, võib-olla sama tiiru peal veel mõnest punktist, eks ole. Kas teil hakkab nüüd moodustuma, kus see kõik läheb kokku, kus tavaline integraator läheb kokku 50 Hz kondensaatori karbiga, kus see kõik läheb kokku kompleksarvuga, kus see kõik läheb kokku modulatsiooniga, kas tuli tervikpilt kokku? Hakkas moodustuma vaikselt. Olgu. Aga jah, jätke meelde, et see, et asi on 2 telje peal, see ei tähenda, et tegemist oleks kompleksarvuga ja vastupidi ka mitte. Mõnikord on nii ja mõnikord ei ole nii. Aga see on lihtsalt üks viis. Kasutad kompleksarvu, sa võid selle mingitesse maatriksitesse panna, vahet ei ole. Aga nüüd sellest kompleksarvust rääkides, siin on nüüd üks joonis selle kohta. Näiteks võtame selle 3 + 2i või allpool on näiteks -pi - i. Siis see -pi on mis asi? Siit maalt jooksed piini ja siis siit maalt jooksed i-ni. Ma saan niimoodi sellest aru. Olgu. Nüüd lepime kokku, et edaspidi i-d ei kasuta. Ja sellepärast, et onu ampeer oli ja vaadake elektrotehnikas ja raadiotehnikas on i-täht voolu peale juba ära raisatud. Ja kui ühes valemis oleks 2 i-d, üks oleks boldis ja teine kursiivis, üks suur ja teine väike, siis oleks ikka jama küll. Ja sellepärast kogu ülejäänud jutt tuleb jottidega. Suutsite ära harjuda, et i-st sai järsku jott, upgradeeriti üks täht kõrgemale. Ilus. Ja nüüd ma nimetan mingisuguseid sõnu. Minu jaoks on ka see nagu spunk, ma tean, et need sõnad on olemas, siis ma lähen iga kord need sõnaraamatust vaatama, siis mulle meenub, et vene keeles oli nii, eesti keeles ei mäleta, kuidas see oli, inglise keeles oli nii, ja siis ma saan lõpuks aru, et ma mitte millest ka aru ei saa. Aga nimetame need sõnad ikkagi ära. Näivtakistus. Näivtakistus on see, kui sa aktiivtakistusele
see, mis seisab nii-öelda vaikselt, still, mis ei värise ringi, mille faas midagi muud. Ja sellele käib otsa reaktiivtakistus. Ja loomulikult siis ühte näidatakse ühe telje peal ja teist näidatakse teise telje peal. Ja mulle tundub, ma arvan, et reaktiivtakistus inglise keeles on reactance. Et seda ise välja ei mõtle, selleks peab vähemalt 3 raamatut vaatama. Ja siis selle näivtakistusel on 2 osa, tal on reaalosa ja tal on imaginaarosa. Näete, reaalosa ja imaginaarosa. Ja nüüd läheb eestlasel juhe täitsa sassi, sest nüüd on mängus 2 reed, eks ole. Üks ree on see, mis on imaginaar ja teine ree on see, mis on reaal. Saate aru, kust tuleb jubedus ja üks on punane ree ja teine roheline ree. Nii et ärge neid 2 kunagi segamini ajage. Ja siis oli veel... Teate, terminoloogia on üldse pahasti. Mis asi on pi, seda te teate. Mis asi on 2 piid ehk 2 pi, eks ole, see on see, kui meeste rahvas läheb tualettruumi, eks ole. Ja siis on midagi muud. Aga siis on veel selline asi nagu impitants. See on selline tants, mis käib pi ümber, eks ole. See on siis see impedants. Ja siis on veel konduktants ja suspektants ja muud tantsud, eks ole. Kellel ei ole raadiotehnika magistrit, see ega aru ei saa. Ma pidin ka Wikist järele vaatama. Olgu. Ja nüüd juhtus selline asi, et jaapanlane Mitsuhashi 37. aastal leiutas sihukese või enam-vähem sihukese, ütleme siis mingi graafiku või jälle ei tea, kuidas eesti keeles öelda, diagramm, graafik, skeem, siin jälle erinevad alad tõlgivad eri moodi. Ja mis siin tehtud on, siin on nüüd see tavaline, see 2-teljeline jubedus on painutatud siis sellesse ussiaugu torusse, eks ole, moel, mida me natuke uurime, aga mitte liiga palju. Ja selleks, et te veenduksite, et ma päris padaja ja siis seal kõrval on üks aparaat, üks kallis veena, üks ilus, üks klassikaline veena, tolle ekraani peal on samasugune jubedus, näete. Nii et see on see sama asi. Ja siis veel 2 meest, Volpert ja Schmidt leiutasid selle 39. aastal uuesti, nagu raadio leiutati mitme mehe poolt korraga, eks ole. Auruvedur leiutati mitme, see on tüüpiline, aga millegi pärast nad nimetavad teda Smithi, kuidas see õige oli? Diagrammiks, Smithi diagrammiks, jah, just. Et vaat see on nüüd see asi, mis sealt VNA ekraani pealt vastu paistab. Teised graafikud on kõik lihtsad, aga see on keeruline, vaat see tahab natuke seletamist. Kuidas see kompleksarv siin torusse on pööratud. Siis on veel üks jube asi, mis eesti keeles on komplekstakistus. Inglise keeles on ta, ma ei teagi, imitants või imittants, kuidas veel üks tants sõnaga, mis koosneb kas impedantsist või admittantsist, seda sõna ei ole üldse eesti keeles. Ja siis need 2 vahelduvad, et olenevalt sellest, kummale poole ta nüüd kuhu poole tema reaktiivsus kisub on ta kas üks või teine, see on nii jube, et ma pidin vene keele appi võtma, et imitants on polnõja soprotivlение ili polnõja pravadimost, eks ole. Nii et kumb, aga kumb, seda tuleb need aparaadiga uurida. Ja ühest saab teisega, niimoodi, siis lihtsalt see Smithi chart, eks ole, pöördub tagurpidi, et te lihtsalt olete näinud, ega te ei pea lõpuni aru saama, aga lihtsalt et peegeldad ja neid on teistpidi ka. Aga VNA küljes on ta ikka seda õiget pidi. No vot, siis on selline tore asi siin nagu normaliseeritud keskpunkt. See tähendab, et selle jubeduse keskele, ma pean siis täpsemalt näitama, siia kohta, näed, kus on 1 kirjutatud siia keskele. Siia kohta pannakse üks punane punkt ja öeldakse, et see on 1,0. Eks ole? Aga see, kas ta on nüüd 50 oomine taustsüsteem või 75 oomine või 100 oomine või, see on nüüd kokkuleppe küsimus, et chart on igal juhul sama, sinna keskele ei kirjutata 50 oomi, sinna kirjutatakse 1. Ja siis sa ise teisendad. Nii et kui sul tuleb sisse selline jubedus, näiteks nagu 10 reaalosa ja 5 imaginaarosa, aga siis sa pead teadma, et 1 ja 50 ja siis sa jagad läbi ja saad 0,2 pluss J 0,1. See on siis see läbi kaalutud või normaliseeritud või 50 oomi peale taandatud. Et ärge see ehmatage, kui te näete, kuidas niimoodi 50-ga jagatakse või korrutatakse parasjagu. Mõned põhimõtted on veel. Üks on see, et aktiivtakistus jookseb mööda horisontaali.
Vot siit joonise pealt on selgelt näha, vasakul on lühis, paremal on lõpmatus ja keskel on siis see kokku lepitud 50 või 75 või milles iganes te kokku leppisite. Aga see on siis ainult see aktiivtakistus, see, mis on siis ikka nagu tõeline takistus, mitte näiv ega imaginaarne ega kõik need tantsud seal ümber ringi. No vot, ja üks asi on veel kasulik meelde jätta, kui see takistuse joon on nüüd keskel, siis kõik, mis sellest ülespoole jääb, see on induktiivne ja kõik, mis allapoole jääb, on siis mahtuslik. Ja kuidas seda meelde jätta nii, et see ajust välja ei lendaks? Keegi ei ütle CL-võnkering, on ju, kõik ütlevad LC-võnkering, on nii. Ja kui sa nüüd ülevalt tuled LC, siis ongi, üleval on L ja all on C. Siuke mõttetu teadmine, aga seda võib elus vaja minna, et kui mõni asi kohe kuidagi ei kommunikeeru järgmise plokiga, siis topid talle sinna mingisugust kondekat või pooli ja saab ta keskjoone peale taas. Aga see kõik on muidugi keerulisem, sest vaata, kondekat või pooli saab toppida kas järjestikku või paralleelselt, et siin on nüüd joonis selle kohta siis, mida tuleb siis teha, et nihutada seda, kuidas öelda, sest ideaalset, kuidas saada ideaalsesse punkti sinna 50 ohmi juurde. Et kõik need ilusad pildid te paate pärast välja ka, on ju. Väga hea, et siis isegi pildistama ei pea, kõik muutub kätte, ta võite, ega ma ei keela, kõik muutub kätte saadavaks. Kuulge, nüüd on veel üks teema, see ongi see teemade hulk, mis on vaja läbi närida, enne kui sellele asjale üldse saab ligi astuda, see on ikka õudne. Nüüd on see 2 otsaga pusa, näete, siin on otsasid rohkem selle pusa küljes, eks ole, tal on seal jalad ja käed aga kui me nüüd tahame midagi mõõta, siis ikkagi me eeldame, et ta on 4 klemm, et midagi annad sisse, signaal ja maandus, ja midagi võtad välja, signaal ja maandus, nimetatakse 4 klemmiks. Aga mina ütlen pusa. Ja see S-täht tuleb sõnast scatter, ma parem ei hakka tõlkima, mida see selles kontekstis tähendab. Ei ole meteorside. Ja nüüd on selline süsteem, on see S-täht ja siin on väljund ja sisend. Nii et kui jutt käib, siis näiteks võtame S21, see on siis see signaal, mis on väljundis 2, kui anda sisendisse 1. Võt selline varjatud sisemine loogika on. Ja tegelikult neid signaale loetakse üles 4 tükki, vähemasti selle 4 klemmi või ainult sisendit ja väljundit omava asja puhul. Inglis keeles ka kohe kõrval see siin. Ja 2 tükki neist on bouldis, sellepärast et lihtsa, odava Hiina VNA puhul tulevad jutuks ikkagi ainult S11 ja S21, eks ole. Ja S11 on siis see, mis sisendist tagasi põrkab. Kuidas seda asja veel nimetatakse, mis sisendist tagasi põrkab? Kuidas? Ei, põhimõtteliselt jah õige, seisulaine ja siis on need igasugused SVR-id ja vene keeles oli KSV ja nii edasi, et põrkab tagasi. Aga kuidas seda asja nimetatakse, mis käib sellest plokist läbi ja enne imet jõuab väljundisse ka veel? See ongi see asi. Mul ei ole sõnu, mul on ainult numbrid järel, nagu te näete. Ja alati võite YouTube'i videosid juurde vaadata, aga selle tagasipõrke kohta on veel üks tabel, et siin on siis reflected power, eks ole, et palju siis sealt võimsust tagasi põrkab, siis on see koefitsient, kus ta on juba valemisse pandud ja S11 võrrelduna siis SVR-iga, et iga üks leiab endale siit mingisuguse sobiva rea ja saab aru, et need asjad on tegelikult seotud. Seal on ka mingeid nüansse jälle olenevalt, kuidas reaktiivsus seal meratseb, aga ja nagu öeldud, odavamad riistad S12 ja S22 ei mõõda. Nii, nüüd ma kontrollin, kas te ärkvel olete. Esimene kontroll küsimus, mida tähendab S22? See on nüüd see, et millegi pärast signaal ei tule enam sisendist, vaid tuleb väljundist. Võõras raadiojaam kiirgab sinu neetud antenni ja see satub sulle saate lõppastmele tagumikku. Ja siis palju sealt tagasi põrkab, see on S22, eks ole. Ja see, palju sealt läbi läheb, on siis mis? Ju ta S12 on, eks ole. Palju väljundist sisendisse jõudis jabur. Aga selle mõte on see, et vaadake, mõni plokk on pööratav, mõni ei ole.
Olgu. Et mida see Smithi kaart siis tegi Descartesi koordinaatidega, ühesõnaga keeras, näed, X, Y keeras selliseks ussiauguks. See ongi kogu see sügav sisu, midagi muud ei ole. Kuulge, aga nüüd me oleme nii palju juba pläranud, me saame hakata vaikselt praktikaks ette valmistama. Ja esimene asi on nüüd, et potentsiaalsed mõõteobjektid. Et mul on siin mingisugused ise tehtud jubedused kaasas, mitte et nad head oleksid, aga nad on olemas ja neil on kõigil ühesugused pistikud, eks ole, neid on hea külge panna, me hakkame seda tegema. Ja siis on mul siin mingite kvartside mõõtmiseks selle pH2LB, vaat siukest tüüpi vidinad lähevad VNA külge nagu mulksti. Ja, vaat meil on veel kohvreid ja kõike, vaatame, mis kiirusega see asi meil läheb, et kui meil ideedest puudu tuleb, siis me nõuame saalist lisa, et andke meile veel vahetükke ja midagi taolist, eks ole. Ja kui nüüd õnnestuks korraks, Juhan võtab nüüd korraks oma pea eest ära ja siis kaamera saab näidata korraks seda VNA pilti. Vaatame, vaata, siin ta mõõdab mitte midagi, näete, ilusasti prundid on ees ja et ega see pilt nüüd väga terav ei ole, aga midagi me näeme lugeda, eks ole, et nüüd me võime panna korraks presentatsiooni tagasi. Et võimalik, et me küsime saalist lisa, et meil on siin klaver põõsas, ma olen mõne inimesega rääkinud, et küll me leiame, mida mõõta, ärge seda küll muretsega ja pärast tohib ligi kastuda öelda, kuule, mõõdame veel midagi. Aga nüüd praktika, siin on lihtsalt paar linki, mida igaüks võib ise kodus teha. Ja siis on ühe Ivangorodi venelase link siin, tema on siis selle vene kirri, tema on nano-VNA-st teinud vene kirri. Väntab talle ühe pisikese pooli juurde ja kasutab nagu kirri, nagu tippmeetrit, eks ole. Nii et kõike saab teha, saab vanamoodi ka teha. Isegi telegraafi saate saab sellest teha, kui hästi tahta, aga olgu. Nüüd sellel nano-VNA-l on 4 värvilist kiirt. Ja ma ei tea, kuidas teil värvide ja kaugusega on, aga näete siin, vaadake seda rohelist kiirt alustuseks. Mida see roheline nagu võiks edastada veel? Tumeroheline. Kus seda peab vajutama? Et külje peal või? Sa pead mind õpetama. Kas see alumine? See või? Ei, see asi ei ole. Yes. Ei ole. Kuulge, aga... Siin on nuppu. See, ma pole prill ees, ma ei näinud, see kõik üle. Kõik üle. Nii, leidsime nuppu üles mitme mehe abiga, näete. Muidugi nüüd ülekanne vist ei näeb küll, muidugi näeb. Nii, mis graafik see on? Mida see teile meenutab? Mingid päris mitme pooli või kvartsiga mingid filtrid, eks ole, päris siuke, rõhtne filter on. Vot see on siin nüüd, issand, mis asi see on? See on S21, see on, et kui palju läbi lastakse, eks ole. Need värvid võivad erinevad, iga värvi alla saab midagi panna. Nüüd, mis siin selle kollase peal on? Issand, ma ei teagi, mis see on. SVR, siis ta peab olema see põrgatamine, nii ongi vist, S11. Aga nüüd on faas, et kui palju väändub, vaat see on see punane, eks ole, või roosa või magenta. Faas teeb see mingeid imeasju, eks ole, hüppab ja kargab, see on mitme elemendiga filtri puhul tavaline, see on see. Ja lõpuks, mida ei pane tähelegi, see on see heleroheline, mis käib see ringi, eks ole. Selle kohta ütleks, et olete ikka filtri küll teinud, palju selle filtri siis sobituse nagu see takistus või impedants. Selle kohta praegu ütleks veel lisaks, et siin on tavaline ristkoordinaadistik ja kui sealt hoolega vaadata, siis on seal see Smithi diagramm või kuidas seda keegi kutsuda tahab, see on seal taustaks. Ja vaat see roheline, millest nüüd juttu oli, selle koordinaadistik on see välimine. Neid võrke võib seal sedapidi või todapidi liigutada ja suuremaks väiksemaks teha, seda Smithi väga ei saa, enam-vähem. Aga see käib just, see viimane, see, kus see ring on, see näitab sageduskäiku sellele asjandusele
selle parameetri kohta, mida parasjagu seal jah, küsitakse. aga keskel ei ole, järelikult 50 ohmi ta küll ei ole. Mis meil siin oli? Lühis oli siin ja järelikult, mis see siis on? Jalutab kuskil 500 ohmi juures ringi, niimoodi lambist öeldes, eks ole. Ja kui asi niimoodi jalutab, ehk siis ei ole mitte kaar või näiteks sedapidi kaar või sedapidi kaar, siis see tähendab seda suhteliselt lai riba on. Ehk siis asi hulgub. Et kui on hästi kitsas, eks ole, siis tavaliselt sellise ringe ei ole. Et see ring on kohe, et tee nagu kitsamaks, aga see ongi mingi lai filter. Et... Kaar on tavaliselt siis, kui on mingi antenn või mingisugune asi, mis neelab, siis on see, et sul on, kui ta keskel on, tuleb kuskil mingil sagedusel keskelt läbi, siis on see, on sul keskel resonants, siis saad vaadata, mis sagedus seal on, kuskil seal üleval ääre peal on siis kirjutatud, mis sagedusel see on, ja nii saab. No vot, ja siis, eks ole, siin üleval on siis tekstiliselt midagi kirjutatud, mida selle pildi pealt ei näe, mingid detsibellide protsendid ja mingid muud ühikud. Siin all tavaliselt räägitakse mingit sagedust ja siia kohta tuleb siis mingite sätungite kohta. Ma praegu ei hakka süvenema, äkki ekraani pealt pärast paistab. Paar slaidi veel, siis me saame 4 slaidis saame täitsa praktikasse minna. Niimoodi. Ja nüüd on üks asi... Vaadake, nagu me rääksime enne piist ja eriti to-beast, eks ole, to-beast, jah, et enne seda tuleb käsi pesta. Pärast võib ka, aga arstid räägivad enne ka ikkagi siuke, to be or not to be. Jah, tugeva P-ga, et 2 B-d, et kui sa lähed ja tegeled selle, meesterahvas läheb ja tegeleb sellega, eks ole, siis enne seda tuleb käsi pesta. Ja vaat siin on samasugune reegel, et enne kui mõõtma hakkad, tuleb kalibreerida. Et me esimene kord ilmselt eirame seda, ei viitsi, aga kalibreerimise otsikuid, ma lihtsalt pean need slaidid enne ära näitama, siis me lülitume siis slaidide pealt ümber, lähme tegevusega sinna, aga neid kalibreerimise otsikuid on komplektis suisa 3 tükki, nad on 50 ohmised. Üks on 50 ohmine, seda nimeks on load ehk koormus. Teine neist on lühis ehk short ja 3. neist on, öeldakse, et mitte miski ehk siis open. Aga muide, nano-VNA-ga soovitatakse, öeldakse, et kui sa selle mitte miski sinna otsa kruvid, siis ta natuke muudab, mingit reaktiivi tekitab, et paremad mehed soovitavad jätta see mitte midagi sinna otsa kruvimata ja lasta olla näiv, aga jälle see selleks. Ja siis on veel üks sõna, see logmaag, mul läks ikka jupp aega enne, kui ma aru sain, siis ma küsisin veel Juhani käest ka üle ja see on siis logarithmic magnitude, sellised toredad sõnad. See on mõõdetud või mõõdetava suuruse logaritm. Logaritmiline esitus, ehk siis ta on detsibelli skaalas, eks ole, ta ei ole mitte kordade skaalas. No vot, 2 slaidi veel, et eks ole, sellest nano-VNA-st on erinevad mudeleid, ma ei viitsi neid kirjeldada, neid on terve net täis, ise guugeldate ja muudest VNA-dest on veel rohkem mudeleid, igasugused nano ja piko ja mega ja giga ja jumal teab, mis Tiny ja Libre VNC-d ja mingi ainult Iina ja ostke AliExpressist neid, eks ole, endale. Ja siis on arvutiprogramme ka. Sellel jubedusel, mida me praegu näitasime, on 101 ekraanipunkti X-telje peal. Natuke vähe. Sellel Juhani enda omal, mis seal sätendab, on vist 200 punkti, aga kui te panete arvutiprogrammi taha, mis kahjuks on ainult Windowsa jaoks, siis saab tekitada isegi 1000 punkti ja muid imesid. See päris õige ei ole, tähendab, on olemas Linuxi programmid ka. Ma pole veel need jõudnud sinnani. Ja siis muidugi need igasugused kallimad riistad, jumal teab, mis nendega kõik võimalik on. Jätke veel see nimi meelde, see SimSmith, see on üks jube kihvt programm, kuidas filtrite arvutuseks, kuidas asju üksteise otsa pannakse ja uurige seda, see on siga põnev. Ma selles lootuses, et äkki selle 100 inimese peale keegi närib läbi ja õpetab mulle ka pärast, ma praegu lihtsalt naudin pilte. Ja Juhan, kas sul see imeriist on ka kaasas, see toru? Steampunk. Mis asi? See metallist, see, mida ma su laua peal nautisin, see rauast ja näita. No nii, see tähendab, ega VNA-d või need teised kõik, need ei ole ju mitte niisama. Tähendab, mida me siin praegu näpime ja mille üle õnnelikud oleme, need on need nõnda nimetatud nano-VNA-d.
Vaat kui Toomas enne rääkis, kuidas raadio tekkis ja kuidas oli tohutu palju igasugu inseneere ja teaduse huvilisi, kes mööda maailma kõik leiutasid, avastasid ja tegid midagi, siis nende seadmete ja elektroonikaga on praegu sama asi või veel hullem, sellepärast et teadmised levivad ju palju kiiremini üle interneti ja nii edasi, eks ole. Ja neid, kes teevad igasuguseid, no need vanad VNA-d, mis olid tõesti inseneribüroodes ja siis nad tulid ka kallid ja kõiksugused ja nüüdseks on nad jõudnud ka väiksemateni ja aga nad on siiski tippkeerukad ja siiski tippkallid. Aga selleks, et amatöörid saaksid teha või asjaarmastajad saaksid teha, selleks on leiutatud neid igasuguseid nippe ja seesama nano-VNA, see on üks nendest nii-ütelda koduinseneride leiutatud või konstrueeritud seade, aga sellest ei alanud ka mitte nende koduste VNA-de või oma tehtud VNA-de asi. Ega see mõõtmised on läinud ka, ütleme nii, et kõrgsagedus voltmeetrist kuni edasi, kuni järgmiste seadmeteni ja lõpuks, mis näitasid sulle ekraani peal midagi. Ja see võttis kõik aega, eks ole. SVR-meeter oli vahepeal, rahvas mäletab, ja tükid sellest SVR-mõõtjast on läinud ka nüüd nendesse seadmetesse, mis siin, kas või see, mis siin laua peal on, no siis nad olid suuremad, nüüd on väikseks läinud kõik. Nii et... Aga mis puudutab nüüd, küsis, et näitab ühte rasket asja. Ma panen hiljem laua peale siia kuskile, kus ruumi tekib. Näituse eksponaadiks on N2PK, Ameerika amatöör pool. Ma perekonnanime ei julge hääldada, ta kirjutatakse Kitsiak eesti keeles, aga kas ta on mingisugune Alaska nimi või... Et minul tekkis kohe raadiotehniline erutus, kui ma seda riista nägin. Tema konstrueeris omal ajal, see ei olnud väga ammu, konstrueeris nii-ütelda odava ja amatöörile kättesaadava, ta tegelikult läks ikkagi küllalt keeruliseks, ja seda arendati siis edasi ka kõikide nende trükkplaatide ja muu selle kama peale. Oli N2PK VNA oli see nimetus ja see N2PK on selles mõttes tasub surfata, otsida üles see, hiljem mingisuguse kuu aja jooksul ma loodan ka mingid materjalid lisada sellele talvepäeva materjalidele. Aga see võtab aega. Nii, aga nüüd me võime... Ja siis temal on see, konstrueeris seda ka mitmed arendasid edasi või muutsid ja minul on siis üks nendest. Aga mida peab ütlema on see, et kui võrrelda seda N2PK-d, tal olid sagedusalad väiksemad, 60 MHz-ine algselt ja siis transverterid vahele andsid teised amatöörbändid veel kõrgemale. Aga mis peab ütlema, tema tehnilised näitajad tänu konstruktsioonilistele iseärasustele on oluliselt paremad kui need minu pärast need kaks, need nano-VNA-d. Ja neid artikleid, mis ta kirjutas, tal on kaks osa, lubas kolmandat ka artiklist, need on ühe Kanada amatööri, Kanada venelase või ukrainlase veebilehe pealt saadavad ja neid tasub selles mõttes lugeda, et seal on natuke sügavamalt ja põhjendatumalt kirjeldatud seda, kuidas asi saab. Põhiline on muidugi see, et tema ei teinud seda, nagu see tänapäevane tendents on, mis on see, et arvuti on kolinud sellesse VNA-sse koos kõigega, eks ole. Esimene asi, siis kõik toimub siin selles arvutis, mis on siia väiksesse VNA-sse topitud. Temal oli see mõõteosa oli eraldi ja arvutiks oli läpakas või suur arvuti isegi, mis oli ühendatud algselt üle printeribordi, hiljem ka üle USB-bordi
sinna taha. No ühesõnaga nii palju sellest just, et seda ma pidasin nii raskest oluliseks, asjast. et ma jätsin selle viimase slaidi peale ja nüüd võib videopuldist selle maha võtta üldse selle slaidinduse, me rohkem slaide ei näita. Nüüd võib korraks mind näidata. Ma olen nii tähtis isik küll, et mind võib näidata, saab suure kaamera peale. Aga nemad näevad mind striimis, jah? Striimis näevad, okei. Ühesõnaga, mul on siin 2 filtrit. Ma kunagi ühest mingisugust Ukraina või Vene ajakirjast ühesõnaga kõrvetasin trükkplaadi peale mingid filtrid, näed siin mingid Vene kondekad ja igaks juhuks panen need 2 tükki jutti ka veel. Ja see on nüüd see kõige esimene filter, mille me siia külge kruvime. Sellega mul läheb ka mingi minut aega, võtan plommid maha ja kruvin ta külge. Ja minul on see asi sätitud niimoodi, et see mälu 0. Küll ta tuleb siit kusagilt. See mälu 0 on mul kohe siis 2 meetri bändi keeratud ja võt siis nii ta on. Et soovitatakse muide nendele pisikestele Hiina pistikutele vahetükke. Ja mina olen ka laisk, eks ole, mina muudkui kruvin ja ma juba näen, kuidas need pseudokullatud pistikud on roostes. Nüüd on need 2 filtrit siin küljes, nüüd on see nanoveena küljes ja nüüd võib selle, need filtrid, eks ole, ja nüüd võib selle välja suurendada, lülitame ümber nüüd selle pisikaamera peale, võtame ta fookusse. Said üldse õiget pidi või? Oi, saigi õiget pidi, nii, saame teravaks ka. No nii, hakkame nüüd otsast minema siis, eks ole, otsast minema. Mis kõver see kollane on? See, mis seal on, eks ole, see on kirjutatud üles sama värviga sinna ülemise 2 rea peale. Mingi 2,45 tetsi, ehk siis ta, näed, siit on puudu, eks ole. See 10 tetsi on ta kõigepealt allpool, et paremini näha oleks, ja tema see sumbuvus tipu peal on 2,46 detsibelli. Oot selle koha peal, kus marker on, jah? Ja mis graafik see siis on? On see S07 või on... No, kes ütleb? 21, vot, näed, õiged mehed teavad, kas asi on. Okei, sinine graafik. Loogmaag, näed, 5, midagi detsibelli. Mis see on? No see on tagasipõrge, noh. Nii et vaata, selle sageduse peal siin natuke, mis on sellest tipust natuke allpool, siin põrkab tagasi, kõige madalam punkt on 5,79 detsibelli. Ma ei viitsi seda tabelit vaadata, palju see SVR on. Päris okei on, kõige hullem veel ei ole, eks ole. Siit sai kuidagi kruvida, aga okei. Nüüd vaadake, mis faas teeb. No loogiline, no. Ikka filtrite puhul nii ta teeb, eks ole. Ja nüüd, kus kohas meil istub see sobitus siin? Et peaks olema, kus meil keskpaik on? Keskpaik on, kus ta oli siin, jah? See faasi ümber võib olla sellest, et lihtsalt ring saab täis, see läheb -20 pluss 180. Ja. Aga mõnikord on hea näha, kus ta täpselt on. Ja näed, nüüd on mingi jubetu kaar, me võiks markeriga siin minna vasakule ja paremale. Sagedus on meil, näed, 146, midagi. Me võime ta ka natuke allapoole lasta, ta on tegelikult täpselt 145 peal, eks ole mul. Ja spann on 32 megahertsi. Süvenesite arvudesse, jah. Näed, keskpaik on 145 tegelikult, eks ole, siin või markerid ka kruvida rattast, vahet pole. Ja spann on 32, ehk siis 16 ühele poole ja 16 teisele poole. On ju hea filter, eks ole? No mehed, mis te ütlete selle filtri kohta? Vaat siis, kui see, mis firma see neid trükkplaate tegi, Kamasutra, nad pidid mulle hõbetatud tegema, ma ei tea, mida nad sinna panid, hõbetatud see nüüd küll ei ole. Selgelt, hüve tegur on selgelt siukene. Nii, nüüd ütleks niimoodi kommentaarina või vahemärkusena, kuidas selle spänniga ja selle nanoVNA-ga üldse on. Kui see võtab, eks ole, 100 punkti, siis võtke 32 megahertsi ja jagage 100-ga. See tähendab 0,3, mida siis, megahertsi, eks ole. See tähendab 300 kilohertsi. Tähendab, need on nüüd need sammud, kus tegelikult mõõtmine tehti.
Ja kui teil filter läheb maru kitsaks, vaat sellise vahemiku peal teda mõõta juba ei ole väga mõtet, sellepärast et hüppab üle ja ei tarvitse midagi näha mõistlikku. Aga nüüd läheb pilt ebapõnevaks korraks, sest ma pean ühe asja siit küljest ära lahutama ja teise asja siia külge kruvima. See võtab meil kõik minuti aega. Senikaua võib näidata reklaami või uurijat. Eks ole, teate, see on selline kvalifikatsiooni nõudev töö, mitu juhet, eks ole. Ja nüüd ma panen siia külge ühe teise, tuumakohver ka lähemale, jah. Nüüd ma panen siia külge ühe teise filtri. Näita seda filtrit korra mulle siia. Näed, siin mul on mingid nummerdatud kvartsid, mul oli selline tore kiiks, ma olen nii palju igasugu arvuteid ja digiseadmeid lahti lasknud, mis tähendab lahti lasknud, ära kaaperdanud, juppideks last, et mul on 25-seid väikseid kvartse koledas koguses ja siis ma mõtlesin, et ma ehitan nende peale filtri. Ja siis ma ehitasin, võtsin enam-vähem sarnased kvartsid ja muudkui ehitasin ja muudkui ehitasin ja muudkui ehitasin. Ja nüüd mul on esimene küsimus, mul on 2 küsimust. Esiteks, miks midagi ei näita praegu? Jaa, sagedus on, jumal teab, kus ei ole 25 mega ju. Ja teine asi, mille me tegemata jätsime enne? Kalibreerimise. Ois, nüüd sa pead kõik jälle lahti võtma. Aga nüüd Juhan võtab ja kõigepealt kalibreerib, et ma teen sulle lahti ta ära, ma juba õppisin, kuidas see käib. Ai, mitte nii. No hakatuseks räägiks selle nano-VNA ekraanist. See on üks puutetundeline ekraan, mis ei ole mitte nagu teie telefonil puutetundeline. Tema elektrist ei tea midagi. Selle minu nano-VNA-ga sellega oli kaasas, ma ei tea, kus see paistab, umbes niisugune pulk. Vot see on tema nano-VNA. Nii, selline pulk kuskilt millestki ma leidsin ise, et selline pulk, mis mul kuskil mingi plasttükkide unikus oli, töötas ka suurepäraselt. Need punased jooned värvisin ära, et ei kaoks valge paberilehe peal ära. Ja asi, mis ka päris hästi töötab, on hambaork. Täiesti puidust, ilma igasuguse see, aga natukene, tänapäeval tehakse hambaorgid väga pehmest puidust ja ei ole seda muret võib-olla nii palju, aga muidu sellesse pehmesse ekraani viimati võib augu ka torgata sellega. Ühesõnaga, mingi jälgiterava asjaga seda ekraani ei maksa väga puutuda. Ja aga teeme nüüd niimoodi, vaata see pikk traat on see, mis siit välja tuleb, eks ole. See pesa ja lühike. Ja mina hoian seda lihtsalt kinni ja vahepeal muidugi Juhani käsi jääb ette, aga midagi pole teha. Et see on see, kust välja tuleb ja mida sa esiteks... Tähendab, nüüd on niiviisi, et kui selle ekraani keskele torgata, siis ilmub siia paremasse serva üks menüü. Villi ütleb meile, kui väga pea või käsi ees on, siis ütle, et näidake nüüd. Nii. Ja siit tuleb tavaliselt enne mitu korda seda päkki vajutada, siis me jõuame selle menüü. Ja vajutamisega on veel see, et kui sa tõksad või kui sa vajutad nii, et sa nagu vajutad. Short press, long press, double press. Ja siit me peame veel tagasi minema. Nii, ja kuhu me nüüd jõudsime? See on see peaaegu alguses. Siin on niisugune asi nagu stimulus. Stimulus on ladina keeles see ora, millega looma torgatakse, aetakse. See on stiimul. Ühesõnaga, see on see, mida antakse sellesse esimesest ehk nullpordist. Esimene port on siin nullport, on ta nimi selle kvardi nano järgi ja muidu on ta S1-1, on ta port 1. Nii, ja nüüd me vajutame selle stimuluse. Ja nüüd selle stimuluse juures on 2 varianti. 2 esimest klotsi siin annavad selliselt, et esimene sagedus, kust alustatakse skaneerimist ja teine sagedus, kust lõpetatakse. Teine variant on, et pannakse keskpunkt paika, sinna on kirjutatud center
ja siis öeldakse, kui laia riba me vaatame. Oota, Juhan, aga kas me ei pidanud kalibreerima, miks sa nüüd sagedust järsku paned? Kalibreerimisega ongi see asi, et iga kord, kui sina oma selle riba või laiuse või sageduse muudad, siis kalibreeringud tuleb uuesti panna. Ehk siis tegelikult paned kõigepealt oma selle asja paika ja siis... On, eks ole, teistsuguseid VNA-sid, mis võimaldavad seda, et ükskord kalibreerid ära suure laia riba alates ja lõpetades sinnamaani ja siis vahepeal tehakse sulle lihtsalt niimoodi interpolatsioon selle kohta, et võetakse lihtsalt, hinnatakse, kus see vahe peaks tulema ja niisugused parameetrid on, aga kahjuks need nanod seda asja väga ei tunnista. Nii, ja minu kvartsid olid 25 megakärtsu. Saad sa nüüd panna siit ühe 25 megakärtsu? Nii, sellega me võtame praegu siit tsenter. Nii, tsenter, siin on öeldud 146 000, eks ole. Ei taha. Aga meile see ei meeldi. Ja mis me siis nüüd peame tegema, kus seda tsentrit me pidime vajutama, ei pidanud. Nüüd ma eksin. Näja. Valge peale alla plõks kui number. See ei ole päris see, millega ma ka harjunud olen, eks ole. Nii, tsenter. Ja me pidime vajutama siia valge peale, siia alla nurka. Nii, kolaki. Yes. Nüüd ilmus klaviatuur meile ekraani peale ja pidin panema 25 ja pakutakse kas giga, mega või kilohertsi. Ma ütlen selle kohta mega. Nii, aga mis me spänniks jäi? Nii, ja nüüd me vajutame uuesti siia, ilmub jälle menüü välja ja vajutame selle vahemiku, kui laialt me tahame. Jälle vajutan siia paremasse serva, ilmus see. Vaat see on see piin, mis tekib siis, kui arvuti on topitud ka siia kasti. Aga pane mingi 50 kilohertsi esimese hooga. No paneme niimoodi. Me ei tea, mis filter see on, eks ole. 50 ja kilo. Ka on siin, saame siia panna. Kui on 50 hertsi oleks, siis on korda 1 siin. Ja kui olete kogemata kombel siia satnud, aga ei taha ikka, siis vajutate kohe parandate. Nii kaua tühistate, kuni siis kaob kogu see klaver eest ära. Nii, ja 50 sai ja ütleme kilo. Kas nüüd hakkas midagi näitama? No kalibreeritud ikka ei ole, eks ole. Väga midagi ei näidanud. Aga muidugi meil pole midagi küljes. No nii, tähendab... Aga kalibreerime nüüd ära tema. Jah, see pool oli nüüd praegu see, eks ole, et me panime seda paika, kus me tegeleme. Määrasime natuke kitsamalt oma asukoha. Nii, ja järgmine asi on see, et vajutame jälle uuesti ja siit me peame nüüd sellest... Villi, kui sa saad näitama natuke seda. Siit uuesti jälle back vajutama, et tulla ära. Nüüd me peame vajutama veel kord. On näha, okei. Kall, sellel on kall ja mul on calibrate ja natuke teised menüüd. Teeme reseti ka või? Nii, hakatuseks võtke kätte ja teete reset, mis on see, et ta tühistab selle vana teadmise kalibreeringust ära. Nüüd, no võt sellel suuremal või uuemal VNA-l, sellel on siin servas punased tähed, aga kuskil, mis näitavad nii, ja üleval nüüd me vajutame calibrate, mis tähendab seda, et me hakkame kalibreerima. Nii, nüüd on siin pakutud open, short, load, ISO, LN, mis see iganes on, ma polegi päriselt aru saanud, ja through on, mis on sisendport ja väljundport on ühendatud, eks ole. Tähendab, filtrite puhul on meil vaja nii open, short, load, need on selle väljundpordi, selle CH0 kanal 0 kohta ja siis kahe kanali vaheline on see through, mis näitab, kui suur see edasiminek või läbiminek on, eks ole. Nii, ja selleks me nüüd paneme hakatuseks temale selle lahtise otsa, mis on küll kopsu, siia me ei saagi, siia me tahame nüüd vahetükki saada. Ahaa.
Nüüd on see emase ja isase probleem. Kurat, ma need vahetükid panin. Aha, siia. Nii. Ja siin on niisugused tükikesed jälle. Siuke kaksikemane, mõlemalt poolt käib üks isane talle sisse. Pisikesed asjad. Nii. Siin on jah, see on see barrel connector või mina ütlen selle kohta tünn. Ja millist sa nüüd paned, openit paned külge? Ja? Nii, hakatuseks ma kaotasin selle openi juba ära. Ja vaata, open oli see, mille kohta targad mehed ütlesid ära parem üldse, aga algaja parem täidab instruktsiooni, nii et me paneme ta külge. Ja mis sa nüüd teed? No nii, ja nüüd ma vajutan siin seda klahvi, kus on kirjutatud open. Ja nüüd ma vajutan teda ja nii kui ta hüppas siit edasi, mõnel juhul mõnes teises riistas paneb ta sinna linnukese, et on see open ära olnud, aga nüüd ta pakub meile, et nüüd pange lühis ehk short. Nii, kruuvin selle openi ära, valest otsast tuli. Nii et pärast, kui naine kodus küsib, et millega tegelesid, siis ütled, et installeerisin lühist grupiviisiliselt. Nii. Lühis tuleb pärast kontrollida ka. Johan on nüüd lühisi sinna otsa kruvinud. See on lühis. Nüüd ma vajutan roheline, kuhu võibki vajutada. Short. See läks ära. Nii kui kõks käis, nii ta jõudis kõik need sagedused, need 101 punkti ära mõõta. Kiire on ta selles mõttes küll. Ja nüüd tuleb 50-oomiline. See on iseenesest natuke suurem kolakas. Ma ei teaks, näeb või... Seda näpu, jah, seda näpu juures olevat punni, võta, jah, on näha. Suurendad välja. No jah, ütleme, no kõik näevad, keegi ei näe seda. Ja, aga katsuge ekraani peal teda külge kruvida. Nii, ja nüüd vajutame siis selle kolmanda asja, vajutame selle loadi. Nii, tekkis see isol, selle ma ütlen, et noh, okei. Isol tähendab tegelikult seda, et sisendile tuleb panna 50-oomine, aga... No jah, aga ärme lähme, aeg kulub, et võtame, lõikame nurki. Me praegu ignoreerime seda ja nüüd ma võtan selle 50-oomise siit otsast ära. Ära võta ära, 50 võtta muidugi ära, aga ära tünni võtta. Jaa, tünni ma ei võta, aga tünn tuli ise ära, sest ta tuleb need asjad. Ja nüüd Juhan sõlmib 2 juhet kokku, ühe, mis tuleb väljundist, teise... Nii. Ei, rahu. Ei, meil on, see on lihtsalt, no see on see tünn, eks ole. Aga pane see tünn nüüd see külje peale selle... See on väljund lihtsalt ja see pannaks selle teise auguga kokku. Nii, ja nüüd ma saan seda läbivat. Tähendab, nüüd on nii, et sellest ülemisest sarvest tuleb kõrgsagedus välja ja läheb alumisse ja siis mõõdetakse, palju sinna alumisse on jõudnud ja see on see through ehk läbi. No kirjapilt on natuke lihtsustatud, seda kasutatakse palju, muidu on ta OU-ga ja niimoodi kirjutatud. Vajutan through. Nii, ja sellega on meil see kalibreerimine just kui tehtud, aga alati on soovitus vajutada siia nüüd, et on, see asi on nüüd olemas. Vaat nüüd ilmus siia, no kadus ära, ei kadunud. Siin vasakus servas on imepisikeste tähtedega midagi kirjutatud, see näitab seda, et meil on need asjad kalibreeritud. Panid sa mälusse ka? Ei pand, aga nüüd ma panen... Aga ära nullindasse pane. Panen neljandasse või? Panen neljandasse, sest null on mul puutmälu kohe. Ja pärast seda tuleb kohe, need tuleb salvestada endale siia mälusse, tal on 4 varianti, mõnel on 5 või mõnel on väga palju, aga salvestad need kalibreeringud ära, et sa võid kohe võtta need endale laadida, kui sa usud, et kalibreering püsima on jäänud. Nii et seal salvestatakse see sagedusvahemik ja nii, ja ma vajutan siia save 4 või 4 või... Nii, ja nüüd on minul jälle tegevust, nüüd ma võtan tünni vahelt välja.
Nüüd me võime vaielda selle üle, kui palju tünn kalibreeringut rikkus, aga see on kallimate riistade mure, et sellise mänguasja puhul see on pisiasi, eks ole? Nii, sa tahad 2 tünni nüüd, jah? Ei taha, mul on, kohe teen sulle. Nüüd ma panen siia sa paned selle, jah. vahele filtri. See filter, mida ma enne näitasin, kus on 3 kvartsi ja mõned kondekud. Ja lähen ise siit eest ära. No nii, mehed ja naised ja muud perekonnaliikmed, mida teie näete? Palun kommenteerige. Väga hea, väga hea. Mis see kollane nüüd on? S21 on ta ka väga ilus, no siin tuleb müratase meile vastu, aga 3 kvartsiga filtri kohta päris terav on, aga mis ta laius huvitav on? Et siin võib nüüd markeriga pisut joosta, hetkel need markerid on seal kusagil nurga taga udus. Ma vaatan, kas ma suudan markeri tuua ekraanile. Need room on siit alt markeriga. Üks vahe 10 kilo. Ma ei tea, palju meil oli, 50 oli. No siis jah. Ja siin ma peaks kusagil -3 peal, ma lihtsalt ei näe praegu, kus... Küll 25 ei ole kuskil. Kuskil seal üleval peab olema midagi öeldud, mis ta on. 24, see on sagedus, jah. See on ka... 8 kilo allpool, aga no mis te tahate? Ei, mitte 8 kilo. Siin tekib veel see, et ega neid tuhandikke ja miljondikke väga ei maksa lugeda sellise asja puhul, kui meil on 100 punkti, no üle skaala on 100 punkti. No ütleme 101 või mis iganes, eks ole. Ja see on suhteliselt niisugune naljakas ka. Lisaks tekib veel see, et kui see spänn keerata väga kitsaks, siis tekib see probleem, et selle riista enda samm, sageduse sünteesi samm osutub sellest, seal on ainult punkt või 2, kui on. Vaadake, mis seda häda on, eks ole. Siin nüüd see loogmaaks, see kollane, -7,5 tetsi, et ilus näeb välja küll, terav nagu püramiid, eks ole, aga tema see tipusummumus on ikka peaaegu 8 tetsi, eks ole. Ei ole kõige parem. Aga mis sa tahad 3 kvartsist, jah? Aga mis palju inetum on see, et see heleroheline marker, mis see oli? Jaa, see on Smith ja mis ta ütleb? 23,4 oomi. Et ühesõnaga 3 kvartsilist filtrit ega vist ei panda otse 50 pistikute otsa, et ilmselt sellest ka need jamad ja ülejäänud ei ole mõtet vaadata. Aga näete, lihtsalt lambist võtsin 3 kvartsi, panin, sagedus oli natuke madalam kui näidatud, nii ongi. Ja ega ma ei oskagi midagi öelda, mingi sumbuvus on tal siin ka, kas keerame järgmise filtri vahele või? Kuna on sama sageduse peal, siis õnneks kalibreerima ei pea enam. Peremees ütleb. See on juba tehtud. Nüüd on jälle see ebapõnev moment, kuni ma siin näppudega ragistan. Mul on siin veel filtreid. Gaasiuksi ise tehtud ja hästi naljakaid. Võtame selle. Näita vahepeal ajaviiteks seda kasti. See on tema tagumine pool. Praegu ei ole, aga kui nüüd võtta ära küljest, võib-olla tekib midagi, aga näed, mina ei näe, külje pealt ei näegi. Siin on rida punaseid lambikesi, mis näitavad, kui laetud tema aku on. Tal on aku sees, eks ole, üks 18650, kui kellelegi midagi ütleb, see on niisugune pulk, mis on välja lammutatud siin antud juhul ühest vanast läpaka toiteplokist. Kui nendel on seal terve rida neid pulkasid sees, siis vanematel on need 18650 ja need ei lähe kõik korraga rikki, vaid üks läheb rikki, siis võid terve see ploki ära visata või ta siis, ja sealt võid saada täiesti töötavad pulgad kätte. Kellele kuidas meeldib, eks ole? Võta Villi nüüd zoom selle filtri peale, mis seal klaasi peal vedeleb. Ei, see, mis on seal nanaka ees. Et see on minu järjekordne eksperiment, jälle võetud need digiriistade kvartsid 25-sed ja lihtsalt
Vot seda me hakkame nüüd külge kruvima, eks ole. Ma näitan teda teistpidi ka. Oota, mida sa näitasid? Kohe panen ta külge No, ka. See on jubedus, mis siin sünnib, selles mõttes, et siin on kondekad, kui keegi näeb, SMD kondekad, et neid on tegelikult mõõdetud ja natuke arvutatud, aga mitte väga. Ja nüüd ma võtan ta siit pildi eest ära, hetkel see nanoVNA näitab meil Rakvere aiateibaid ja nüüd ma võtan kruvin ta külge. Ma seda pikka juhet ei hakka hetkel vahetama, kuigi võiks juba lühikese panna. Meil kalibreeritud. Nii. No näe, filter ja pilt. Aga nüüd targemad mehed jälle kritiseerivad minu andetut oma loomingut. Ja alustame kritiseerimist siis sellest, et ma kruvin markeri. No nii, mis te räägite selle markeri kohta? Et kuidagi väga tihedalt istub sees, eks ole. Et palju läheb kaduma? 7 tetsi kopikatega. Et nii on, et naiivselt kokku pandud filtrid, mis pole arvutatud ega mõõdetud, aga niimoodi ehku peale kokku visatud. Nii. Aga kuidas teile see meeldib siin? No. Aga nüüd, mis puutub sellesse rohelisse ringi, mis on Smithi diagrammi peal, siis sealt on kenasti näha, et sagedus teeb jõnks. Tähendab, need on sirgega lihtsalt ühendatud. Mõõtmise punktid on arvatavalt seal tippudes. Nii et see näitab natukene seda, mis... Ja muidu on näed ilus, 60-70 tetsine filter, isegi üks nurk läheb nurga taha, jääb müra tasemesse, aga see küür on armas, see küür mulle meeldib. Ja selle saaks välja, kui leiaks, milline kvarts selle põhjustab, aga selleks on vaja stent teha. Teine võimalus on arvutate ja ei hakka metodom naučnava tõõka tegema need asju. Ja jälle on sagedus natuke alla, ma ei tea, miks see nii on, aga nii on. No ega siin ei ole vist, tundub juba enam-vähem, eks hakkab minema, jah. Teete kodus järgi, jah? No ma kruvin veel ühe siia vahele. Kusto kummiga tuleb neid kvartse kõike natukene lihvida, siis sagedused lähevad kõrgemaks. Just. No need on jah, niisugused minust vanemate meeste trikid, ma ei tea, kas keegi kaasajal viitsib, ikka lähed Oomi poodi, ostad uued kvartsid ja loodad, et nad läbi jumaliku ime on õiges sageduses, mida nad muidugi kunagi ei ole. Nii. Aga nüüd ma võtan ühe järgmise kilekoti, kus on siis need hollandlase teststendid ja ma pean nüüd neist 3 õige leidma. See on kvartside mõõtmiseks ja ma olen siin kvartsi pesa juba ära vahetanud, sest ma usun, et ma olen siin mingi 500 või 1000 kvartsi läbi lohistanud. Proovime kiiruse mõttes praegu ilma kalibreerimiseta, kui me väga hätta jääme, siis kalibreerimise otsad on sellel stendil olemas suisa peal. Meil on 10 minutit aega või? Ja Villi, siis me jooksime ajakavasse. Villi näitab seda riista ekraani peal. Kuidas teile tundub siuke riist? Ei no ta ei saa midagi näidata. Suurenda korraks selle kollase jublaka peal. Mina senikaua imen siit välja ühe kvartsi, spikerdan tema pealt numbri, see on täpselt 8 megane kvarts. Keera kaamera külili. Vot siuke asi. Ja nüüd ma pistan siia sisse täpselt 8 megase kvartsi ja nüüd, Juhan, sinul on vaja tead, mida teha? Ei tea. Sul on vaja öelda sellele aparaadile, et me lülitusime 25 mega pealt ümber 8 peale. Jah, see tähendab uut kalibreeringut. Jah, no teeme esialgu, lõikame nurki jälle. Kas sul on kuskil seivitud? Ei ole, aga anna minna. No nii, vajutame ekraani keskele. Kurat, ei kuskil... Vajuta paremini. Võib-olla, vasakumini. Nii, siin me oleme calibrate, reset ja correction. Nii, aga me peame vajutama nüüd Stiimulisse. Siit back ja siit stiimul. Nii, ja nüüd me peame tegema kesksagedust. Center 8 mega. Center siia valge peale 8 mega.
Nii, nüüd vajutame uuesti keset ekraani. Nüüd ilmub meile jälle siit see spänn. Nii, ja pane 30 kilo. Nüüd vajutame jälle siia valge ääre peale 3, 0, ei tulnud 0. Kilo. Võtan nüüd oma kaitsvad käed ümbert ära, näitab ka midagi või? Oi, kuulge, näete, täitsa on kvarts, eks ole? Täitsa on kvarts. Nüüd me võime muidugi talle markeri jälle sinna otsa ajada ja saada teada, et see ei ole jälle täpselt 8, vaid jälle natuke alla, aga see selleks, see ongi niisugune omapära neil. Ja siin see taustajutt on see, et need hollandlase katsestendid, need natukene, seal on attenuaatorid vahele, sõnaga, et nano-VNA pidi kiirgama natuke liiga palju, et mõned kvartsid ei ela üle seda. Et siis teinekord on vaja natuke, nii, kus mu markerid on? Kollane marker, tule. Nagu näete, siin on markereid rohkem, neid saab eraldi ka liigutada. Nii. Ja teeme veel ühe triki. Nüüd ma võtan. Ei, see spänn on 8, see mulle meeldis. Ei, ma ikka, Juhan, sa pead oma käega tegema. Pane spänn 300 kHz. Kurat, mul ei olnud prille kuskil. Nii, nüüd jällegi laksti keset ekraani. Nüüd siit spänn. Nii. Praegu on 30, aga sina pane 300 kilo. 300 on olemas ja kilo. No nii, sõbrad, mis te näete siis protsessori kvartsi puhul? On hea kvarts? On hea kvarts? 2 siukest suurt saba jooksevad taga. Vaat see on nüüd see vahe, kas te kruvite tinutajaga kvartse plaadi pealt maha või lähete ostate kallist poest korraliku filtri kvartsi, eks ole. Seal neid sabasid ei ole. See oleneb, kuidas on lõigatud. Et see on see, kuhu need naiivselt konstrueeritud filtrid lähevad. See oli see põhjus, miks oli muhk. Nii, aga ega siin on ju kõik selge, siin pole midagi näidata. Aga nüüd me astume täiesti tundmatule territooriumile, meil on veel mõni minut aega. Head inimesed panid see laua peale mingi filtri. Mul ei ole õrna aimu, mis see on. Eks ole? Ma ei tea, mis sagedusele ta on, ma ei tea mitte midagi. Nüüd ma võtan, kruvin siit välja selle asjanduse ja selle asemele paneme täiesti tundmatu filtri, mille me just laua pealt leidsime. Ja selle täiesti tundmatu filtri kohta, kuna vaatan trükkplaati ja teeme nii. Ei saa, Ja täiesti tundmatu filtri kohta teeme järelduse, et eks üks mingi lühilaine värk on, UK filtrid näevad teistmoodi välja. Juhan, ole palun kena ja pane siia mingisugune, pane keskpaik näiteks 15 peale. Nii. Pane 16, ei, pane ikka 15 peale. Ja anna 29 spänn. 15 mega. Nii. Ja me lasime üle nurga ei kalibreeri jälle, kuna me ei tea, mis siin on. Ja palju sa ütlesid seda, sa tahtsid 20? Ei, pane rohkem, pane 29. Oi. Hakkame ikka päris algusest ja lähme päris lõppu, vaatame, mis meil 101 punkti peale ära mahub. No tuli küll midagi ja väga hästi tuli. Nii, tunnistage nüüd üles, kelle filter see oli? Tarri oma, jah. Nii. Aga ma teeks vahepeal ühe märkuse veel. Tähendab, te näete, nähtavus on läinud halvemaks. Päike paistab. Vaat nende samade ristapuudega tekib see sama häda. Kui te tahate väljas oma antenni mõõta ja valgust natuke rohkem on, siis te ei näe suuremat, ütleks sittagi. Sellepärast, et see ekraan peegeldab tagasi. Need on nüüd VNA-d, aga ühepordiga VNA-d on ka olemas, näiteks riigieksperdi need antenni, ühesõnaga neid nimetatakse enamasti antenni analüsaatoriteks. Riigiekspert Arvol oli üks kaasas vist.
võta kastist välja näita. Need on tehtud selleks, et nendega väljas töötada. Nii, kontrollküsimus. Tal on üks ainukene port. Milline see on? Kas see on vastuvõtt või saade? Jah, aga võt, sama firma riistapuu on olemas veel selline, mida nimetatakse riigiekspert Stick, mis on natuke väiksem, aga temal on selline ekraan, mis väidetavalt on palju parem lugeda isegi päikese käes, sest see ekraani põhimõte on umbes sama nagu Kindli raamatulugeja ekraan, ta on mustvalge ja peab olema, tegelikkuses ei tarvitse nii väga olla, aga on ikkagi võib-olla parem lugeda, aga siis see värviinfo läheb kõik kaotsi. Nii, ja nüüd on veel viimane küsimus ja see kõlab niimoodi, et see oli Tarri oma, siis räägi, mis see tegelikult on. 80 meetri filter, eks ole. Ma ajasin talle markeriga kohale, et me võime sellest markerist üritada lugeda, aga me oleme seda korduvalt teinud, et kuulge, mina väsisin nüüd ära ja sain igiseks, eks ole, kuidas teiega on. Jookse veel minut. Et minut on aega, et ega ma ei oskagi midagi öelda, vaata enne söögipausi ei tohi inimesi piinata. Ai, tule veel söögipausi. Okei, tuleb järgmine esinemine. Aga teate, need riistad jäävad seal laua peale, nii et kellel huvi oli, ja ma saan aru, siin on veel riistu kaasas, et kes tahab pärast mingit oma hüpoteesi kontrollida või oma seda kaasas olevat kaablit mõõta, seda saab ka teha, aga tõsi, see on küll rohkem riigieksperdi asi ühe pordiga. Ja võib veel teha seda, et võib selle kohvri lahti võtta, mõne Mart äkki sa paned selle pärast laua peale, siis saab nagu võrrelda, et seal on üks Rode Schwarzi profiaparatuur, võiks mõne filtri sinna järgi panna ja siis tegelikult Schmidti diagrammi saab selle riigieksperdiga ka mõõta näiteks, nii et seal on nagu kõik võimalikke variante siis. Kuidas seda muugitakse? Nii, ma praegu näitan kõrvuti. Ei saa, pärast. Ühte veidi suuremat, see on 4-tollise ekraaniga, tolli võrra suurem ekraan kui sellel esimesel nanoVNA-l. See on nanoVNA versioon 2 ja pluss ja kõiksugu sükest värki. Ära teda veel ära vii, oota, mulle juba hakkas meeldima. Ja sellel on, vaadake, pesad lähevad ülevalt poolt, aga seda ekraani on võimalik pöörata. Ühesõnaga, paned nii, nagu sulle parasjagu mugavam on. Antenni mõõdad on niipidi ja kui mingid filtreid mõõdad, siis on teistpidi mugav jälle. Ja mina nüüd suutsin vahepeal kiiruga selle sama lühilõine filtri siia vahele kruvida. Aga ma ei tea, kus ma olen ja ma ei hakka seda praegu panema. Selge. Saad seda port ühe võimsust ka muuta või? Sellel minu teada ei saa. Uutel saab. Sellel on olemas mingisugused kuni minu meelest 9 või oli 10 detsibelli isegi. Aga ma ei tea ja dokumentatsioonis see päriselt ei selgu, kas antud konkreetne eksemplar või antud konkreetne mudel seda ikkagi võimaldab. Mingil määral see sõltub ka lisaks sellele, nad on ju arvutid, eks ole, nendel tarkvara käib sisse ja tuleb sisse ajada. See on Rode Schwarzi. Ma vastan veel küsimuse viimase osa ära. 100 kilo kuni 3 giga. Kui ma Leksi käest need plaate tellisin, siis ta küsis, milline nanoVNA sul on. Ja siin on 6 optsiooni, et kas input attenuation on 0, 6, 10, 16 ja 20 tetsi või vaba valik. See võimsuse küsimus on sellepärast tähtis, et kui sa mõõdad näiteks mingi madala või eelvõimet. Sa koormata üle. Kui üle tüürida, siis sa pead teadma ikkagi, mis võimsuses just. Sisse annad. Ja tulge uurige pärast seda plaati, siin on takistite koht, siia võite oma uue attenuaatori arvutada ja Kas keegi oskab selle superriistaga mõõta, mis siin laua peal on? No aga loomulikult. No sa tead, sa tule siis, tule mõõda. Ja mina ei mõõdaks hea meelega, Martu tuleb ise mind huvitaks pärast proovida ära, kas see kast, see plekist kast, kas see võimaldab tegelikult ka ja kui palju tema väljundvõimsus on, sest dokumentatsioonist, mis sa kaevad, mina seda välja kaevata ei suutnud. Ja kas see töötab või ei tööta, ma hakkasin rääkima enne, et see tõltub sellest
sellest tarkvarast, mis siia arvutisse on sisse laaditud, seda on võimalik uuendada ja ta uueneb ja parandatakse ja täiendatakse. Ma võtsin selle võimsusmõõsta siit välja, ma võtsin selle kaasa võttes, saab pargi võimsus ära mõõta. No vot, ma pean külastama mingil ajal. aga võrdlevaid mõõtmisi saate pärast teha, aga nüüd me praegu hetkel anname siiski sõna Kristole ja pakime selle ettekande kokku, aga ma arvan, meil on suured tänud härradele. On heli või? No nii, muuda. ühesõnaga küsimus on selles, et siia on vaja mitte ainult seda, et sul on need 2 väikest augukest ja 2 lühikest juhtmejuppi, sul on vaja erinevate pistikutega juhtmeotsi. Selleks, et seda teha, selleks on olemas üleminekud. No me kasutasime siin ainult neid tünne, mis on 1:1 SMA, eks ole, aga hakkab peale kõik sellest, teisest ja kolmandast. Ja asju saab väga palju. Mis juhtub väga paljude asjadega? On see, et kui üks ütleb ülesse, üks valetab, mingi jama on, Vaata, kus on üleminekuid. siis otsi tunnid lähevad. Seda me teame. Ühesõnaga üleminekud, näed, just on niisugused üleminekud on nagu muda. Kõik on ilus, aga amatöör ei osta endale neid mitme tuhande euro eest, eks ole, ta ei taha osta, sest see on tema hobi ja kõik, eks ole. No siis ta nikerdab, teeb midagi ise, oma etalonid teeb ise, sest neid on vaja erinevate pistikute jaoks. Just. Nii, üleminekud, neid ta ostab, aga ostab hiinlased või sealt ohmoonipoest, mis ei ole ka profivärk. Just, aga eriti me teame seda, et kui vanust lisandub, siis läheb veel rohkem tunde. Ühendusjuhtmed. Mul on siin kohvis on terve hunnik ühendusjuhtmeid, mis on ühe pealt teise peale ja niimoodi, aga kuskil lähevad katki, painduvad ära kasutamise käigus. See on see. Ühesõnaga, rämps on rämps ja see sööb teie aega ja saab kõvasti sööma. Just. No nii, aga me täname ja ma ei tea, kus Krist on. Üks soovitus nüüd oli enne juttu nende sportidest, et mitte nüüd selle mõõteriista porti ära rikkuda, oleks tervitav või soovitav kasutada nagu seda turvaadaptrit, eks ole, kui sul on SMA näiteks, SMA female mail, et see istub sul kogu aeg seal, sest et ütleme mõõteriistas endas, sest et niisugused pistikud kannatavad speksi järgi kuskil 200 lülitust, siis on põhimõtteliselt on juba pahasti. Jah. Et sellepärast on professionaalides me kasutame alati turvaadaptrit, et siis seda kalli riista, kalli sporti mitte ära rikkuda. Just, jah.